Tervist õnnelikud netlased, kes te olete asunud vaatama saadet Tõsised jutud. Oleme oma saatekülalisteks valinud väga silmapaistvad inimesed, kes hakkavad kohe-kohe, Umbes 10-15 aasta pärast. aga ikkagi saatma korda suuri tegusid ja valitsema maailma. Aga selleks, et saata korda suuri tegusid ja valitseda maailma, tuleb teha seda, mis sulle meeldib. Sest kui sa teed seda, mis sulle meeldib, siis sa oled õnnelik. Täpselt nii ja tänases saates me uurimegi, kuidas eestlased saaksid olla veel õnnelikumad ja mis on õnne valem. Ingrid, mis on sinu jaoks õnn? Õnn on minu jaoks tunne, mida tekitab mu südame tahtmise järgimine. Mulle meeldivad mänguasjad. Kui sul on palju raha, sul on hea elu ja sa ei ole nii tihti haige ja sa oled tark ja sul läheb elus hästi. See, kui ma saan perega kuskil koos käia. Pere teeb sind alati õnnelikuks. Õnn on see, kui minuga juhtub näiteks midagi väga head. Kui sul on hea tuju ja kui sul on palju sõpru ja kõik on hästi, siis ma olen õnnelik. Näiteks sa millegi peale mõtled ja siis kohe juhtub. Ja see on õnn? Jah. Kui sa oled millegiga hakkama saanud või keegi teine on sulle rõõmu teinud. Karl poiss, mis on sinu jaoks õnn? Õnn on armastus, pere ja lapsed. Kas sul on kõik need asjad olemas? Ei, ma olen veel noor. Mind teeb väga õnnelikuks see, kui ma näiteks lihtsalt saan emale teha pai või kalli. See on juba minu jaoks väga suur õnn. Väga armas. Mida peaks inimene tegema, et olla õnnelik? Ta peaks tegema neid asju, mida ta tahab teha. Või tegema neid taanlaste asju. Sest nemad on kõige õnnelikumad üldse maailmas. Rõõmsaid asju tegema ja et kui ta kurb on, et siis ta peaks selle kurva asja ära unustama ja õnnelik olema. Perega nagu kuskil väljas söömas näiteks. Inimene tegelikult teab, et mida ta tegema peab, et olla õnnelik. Nii, spaas või kinos. Aga mis sa arvad, mis üleüldse inimest peaks õnnelikuks tegema? Või tal on head sõbrad. Või näiteks hoopis reisimas. Kui see sind teeb õnnelikuks, et sa saad sõpradega, näiteks kutsud sõbra külla ja saad kodus lärmata, kui see on sinu jaoks õnn, siis tee seda. Ma arvan, et ta peaks olema endaga esiteks rahul, et nagu oma kehaga rahul ja niimoodi. Ja siis tal peaks olema sõpru, kellega rääkida oma muresid, et muidu ta läheb hästi kurvaks. Näiteks vanemate kallistamine. See teeb isegi mu rõõmsaks, tuju teeb rõõmsaks. Mis sa arvad? Kas raha teeb inimesi õnnelikuks? Ikka. Ja teeb. Ja, kindlasti. Ja. Iga inimene ju hoolib ainult rahast. Mõndasid teeb. Mõnda teeb, mõnda ei tee. No, teeb küll, aga nagu kõige õnnelikum asi on näiteks pere. Raha ei tee nii õnnelikuks kui näiteks õnn. Tavaliselt nii väga ei ole, vaid see raha lihtsalt teeb inimese nagu riiekamaks, et minul on rohkem raha kui temal ja tema on mingi täitsa vaadne, temal ei ole isegi ühte senti. Jaa, osad hoolivad ainult rahast, aga osad hoolivad perekonnast rohkem kui rahast. Aga kumb on siis ikkagi tähtsam? Mis see õnnevalem on? Perekond. Perekond. Miks osad inimesed on õnnelikud ja teised mitte? Sellepärast, et inimesed teevad teistele head ja saavad see head vastu. No näiteks nad on kodutud, neil pole raha ega riided. Ja see teeb inimesed päris õnnetuks. No muidugi. Oled ise sellises situatsioonis kunagi olnud? Ei. Vist ei taha ka, on ju? Ei. Ma ka ei sooviks olla kodutu. Aga ma tean inimesi, kes näiteks aitavad neid. Üks välismaalane mees ostis 2 kodutule ühest tergiostikist mõlemale mulliga vee ja mõlemale kanaburgeri. Nii et jah,
kui inimesed on head, siis ikka nende vastu tuleb ringiga see hea tagasi. Mõndadel on halb päev olnud, aga mõndadel on olnud lihtsalt hea päev. Emma, kas sul on pigem rohkem neid häid päevi või halbu päevi? Häid. Mõnedele tuleb iga päev õnne ja mõnedele tuleb aasta tagant või tuleb päeva tagant. Et siis tuleb lihtsalt õnn ära oodata ja muud midagi teha ei olegi. Jaa, mõndadel on hästi palju muresid ja mitte palju sõpru ja tavaliselt need, kes on kurvad, neil ongi mured, mida nad ei saa kellegiga rääkida, siis nad hoiavad neid enda sees. Miks osad inimesed on õnnelikud ja teised mitte? Sest kui osad inimesed on väiksed lapsed, eriti on pahad ja nad ei saa oma unistusi ja teised on jälle head ja saavad, siis ongi niimoodi, et sa pead hea laps olema, et sa saaksid oma unistuse täituda. Kallid inimesed, olge palun kõik head lapsed ja siis kõik teie unistused täituvad. Kui palju peaks inimene nädalas töötama ja kui palju puhkama? Neljapäevani töötama ja reede, laupäev, pühapäev on vabad päevad. No sama palju nagu praegu. 4 tööpäeva ja 3 puhkepäeva. Ma arvan, et inimene võiks töötada umbes neljapäevani ja puhata umbes reedest pühapäevani. 2 päeva puhkama ja 5 päeva töötama. tööpäevad oleks puhkepäevad ja puhkepäevad oleks tööpäevad. Kui palju peaks inimene nädalas töötama? Mitu päeva ja mitu päeva puhkama? Ma olen praegusega väga rahul, et 5 päeva töötad, 2 päeva puhkad. 2 korda puhkama ja 5 korda tööd tegema. 3 päeva peaks tööl käima ja saaks 4 päeva vaata. Ma olen jumala päri sinuga. Riigimehed, palun viime selle lükke sisse, et inimesed saaksid rohkem puhata. Millist tööd peaks inimene tegema? Kas ta peaks tegema seda tööd, mis teeb teda hästi-hästi õnnelikuks või seda tööd, mis toob talle hästi palju raha sisse? Seda tööd, mis teeb teda õnnelikuks. See, mis teeb õnnelikuks. See, mis teeb õnnelikuks. Sellist, mis teeb teda õnnelikuks. Seda teed, mis teeb teda õnnelikuks, pigem rohkem ikkagi. Mõlemad tööd. Et see peab olema selline töökoht, mis teeb sind õnnelikuks ja toob palju raha. Sellist, mis teeb õnnelikuks. See töö, mis teeb rohkem õnnelikuks. Seda, mis teeb õnnelikuks või ma laseks tal mõlemat teha. Millist tööd peaks inimene tegema? Kas sellist, mis teeb teda õnnelikuks või sellist, mis toob hästi palju raha sisse? Töö võiks tuua palju raha sisse ja võiks ka teha õnnelikuks inimese. Õnnelikuks. Inimesed, tehke seda tööd, mis teeb teid õnnelikuks, sest et Kristjan Martin arvab nii, on ja? Jaa, väga tark poiss sa oled. Ma tegelikult kasutan seda sõna päris palju. Miks sa kasutad seda sõna palju? See on lihtsalt hea sõna, mida kasutada. Selge, no seleta meile, mis asi on depressioon? Depressioon on see, kui sa kogu aeg õnnetu ja isegi näiteks see, kui sul on mingisugune asi, mis on kogu aeg õnnelikuks teeb, aga nagu sa ei tee sind õnnelikuks, nagu lihtsalt sa lihtsalt oled kogu aeg õnnetusel ja mitte midagi rõõmsat. Et tal on väga palju muresid. Ta on kogu aeg kurb siis. Kas sa tead, mis asi on depressioon? Depressioon peaks minu arust olema selline asi, kui inimene on hästi selline, ta on kartlik, ta on selline hästi pinges, ta on väsinud ja... Depressioon on nagu närv, et sa lähed nagu juba närvi millegi peale. Ja siis see on, nagu sa näiteks sa mingi töötad üle ja siis sul on depressioon ja siis sa ei saa sellest lahti. Kui sa oled nagu hästi kurb mingi asja pärast, näiteks lähed lahku kellegist, sa oled hästi kurb, sa ei taha süüa, sa ei taha kellegiga rääkida, sa tahad ainult oma ette olla. Mis teed? Sain kätesildi. Said kätesildi või? Depressioon on selline haigus, kus inimene on hästi kurb kogu aeg. Ja ta kuidagi nagu ei saagi rõõmsaks, et istub kogu aeg oma kurbuses sees. Kuidas sina sellist inimest aitaksid? Küditaksin tallalt, kui tal oleks küdi. Siis ta hakkaks ju naerma, vaata. Ta peab jällegi jagama oma muret ja jah,
kui olla ta vastu lahke ja hea. Siis on temaga rõõmus. Ma paluksin tal maha rahuneda ja vähemalt üks päev teha seda, mida ta hing ihkab. Kas või, ma ei tea, minna hotelli 1 päevaks ujuda seal ja puhata ennast välja. Mis arvad, kui näiteks minul oleks depressioon ja ma oleksin kogu aeg hästi kurb ja hästi õnnetu? Mis sa teeksid, et ma oleksin õnnelik ja oleksin rõõmus? Lohutaksid mind? Ma arvan, et see mõjuks väga hästi, väga hästi. Kas eestlased on õnnelikud inimesed? Ja, Miks sa nii arvad? kas meil on eestlased? See on küll väga hea vastus. Ma arvan, me ei vaja mingit põhjendust. Robin, ma annan sulle selle eest kingituse. Jaa, meil on oma riik. Ja, ja minu meelest on küll. jaa. Kindlasti. Jaa, Eesti inimesed on väga õnnelikud inimesed. jah, ma arvan küll. Eesti rahvas on õnnelik rohkem kui kurb. Mina olen õnnelik. Ja, väga õnnelik. Jaa, aga nad pole kõige õnnelikumad. Aga mis siis teeks eestlased veel õnnelikumaks? Nende kõikide asjade tahtmine. Mida nad tahavad, seda saavad. Võiks olla ümber Eesti väga nagu veel rohkem merd, niimoodi ei ole kohe vastus Venemaa ja Läti. Et Eesti oleks nagu suur saar, mis on ümbritsetud Jah. merega. Jah, täpselt nii. Hakkame siis Karl homsest kraavi kaevama. Just nii. Aga mis sa arvad, mis teeks eestlasi veel õnnelikumaks? Ma arvan, et see, kui neil ei oleks üldse tööpäevi. Kui nad saavad nii palju raha, et nad saavad omale, neil ei ole autot ja nad tahavad väga ja nad oskavad sõita, siis nad saavad omale auto ja siis nad on väga õnnelikud. kui oleks õues suveilm kogu aeg. Võib-olla see, et näiteks raha poleks olemas ja siis nad saaksid lihtsalt poes käia ja võtta asju. Huvitav küsimus. Meil on kõik huvitavad küsimused. Ja, muidugi. Maailmas poleks pätte ja suitsupõnisi. Lillevann. Mis asi? Lillevann. Lillevann. Lillevann teeks eestlased veel õnnelikumaks. Pange kõrva taha. Kui te tahate saada veel õnnelikumaks, siis kuulake, mida Kristjan Martin teile ütleb ja minge Lillevanni. Kui tihti sina Lillevannis käid? Ma ei ole üldse käinud. Aga sa tead, et see teeb õnnelikuks. Aga kus sa tead, et see õnnelikuks teeb? Ühes multikas oli nii. Ühes multikas oli ja siis see tegelane sai kohe nii õnnelikuks. Jah. Aga mõnus, minge Lillevanni ja saate õnnelikuks. Selline oli siis meie tänane saade ja omalt poolt täname meie tippspetsialiste ja arvamusliidreid. Ja kui teile meie saade meeldis, siis subscribe'ige meid YouTube'is Ja kindlasti pange like ka Facebookis. ja kohtume teiega varsti jälle taas. Tšutšu-frei!